tere! Oled mõelnud, mis sinu ajus tegelikult toimub, kui mängid ühte pealt näha lihtsat mängu? Noh, professor Erik Schelderi sõnul on ka palju enamat. See on nagu päris jõusaal ajule. Asi on selles, et meie aju lausa armastab, kui me talle natuke väljakutset pakume. Ja see tuntud lause viibki meid aju plastilisuseni. Vaatame, mida see tähendab. Ehk siis, iga uus käik kabes loob ja tugevdab ajus uusi ühendusi. Päriselt ka. Aga millised ajuosad siis kõige rohkem tööd teevad? Neid on peamiselt 2. Mõtle neist kui supertiimist. Kiirusagar ja otsmikusagar. Üks näeb, teine tegutseb. Kõigepealt kiirusagar. See on põhimõtteliselt su aju GPS, mis tajub tervet mängulauda. Aga GPS-ist üksi ei piisa, eks? Otsmikusagar on aju tegevjuht. Tema teeb plaanid. Just nii treenidki oma sisemist tegevjuhti, planeerid, kohaned ja ei tee rumalaid kiirustavaid käike. Ja tead mis? See on eriti oluline, sest see ajuosa areneb kuni 25. eluaastani välja. Aga see hetk, kui leiad superhea käigu, sellel on täitsa teaduslik seletus. Seda kutsutakse tippkogemuseks. See on hetk, kui su aju premeerib sind puhta rõõmuga. Selle tunde tekitab üks eriline ajuosa, mida kutsutakse insulaks. See ongi sinu õnnekeskus. Just võidukäigu leidmine panebki su insula tööle. Sealt see uskumatu rahulolu tulebki. Ja parim osa, see ajutreening pole mõeldud ainult noortele. Absoluutselt igaüks saab sellest kasu. Pole vahet, kas sa oled 60 või vanem. Mida rohkem pingutad, seda suurema naudingu saad. Ja nüüd see number, 109. Mis arvad, mis see on? See on ühe kaabetaja vanus. Just nii. Ta mängis veel 109-aastaseltki. See näitab, et aktiivne aju hoiab sind elurõõmsana. Nii et, millal sina oma ajule ühe korraliku trenni teed? Mängulaud juba ootab.